DNA-st räägime täna. Ma olen nüüd viimastel päevadel, aegadel rääkinud inimese identiteedist. Eile ma jagasin Lootuse külast Diakoni kooli õpilastele siis 2 tundi, 2 loengut meie usu identiteedist. Aga täna vaatame DNA-d. Vaatame usu DNA-d. Ma ei tea, kas sa nõustud minuga või ei nõustu, aga DNA on siis rakuaatomite rida või molekul, makromolekul, mis sisaldab ja säilitab organismis pärilikku informatsiooni. Et sinu pärilikkus on võimalik siis kas sülje või karva või vere kaudu saada teada, kust sa oled tulnud, kui kaugel sinu põlvenev läheb, aga tegelikult on üks DNA, mis läheb tegelikult igavikuni välja. Ja täna räägime siis usu DNA-st. Ma olen toetunud 3 kirjakohale. Esimene kirjakoht sellest on siis Galaatia kiri, 3. peatükk ja 14. salm. Selleks, et Abrahami õnnistus saaks paganatel osaks Kristuses Jeesuses ja et me tõotatud vaimu saaksime usu kaudu. Jumal on tahtnud edastada meil tegelikult Abrahami õnnistused. Mis on need Abrahami õnnistused? Siin kujutab Abrahami Noaga, kes pidi tegema hirmsa asja, ta pidi oma poja ohvriks tooma. Ja Abraham uskus Jumalasse. Abraham astus oma isakojas teele maale, mida Jumal oli talle tõotanud. Ta ei teadnud, kuhu läheb. Aga ta uskus, et Jumal rääkis temaga. Ta ei näinud Jumalat. Ta uskus sõna, mis temasse panti. Ja see peeti temal õiguseks. Abraham oli see mees, kes vanas eas sai omale tõotatud poja, Iisaki. Abraham usus läks maale ja seal toimusid suured imed. See oli maa, mida hiljem nimetati, mis mett ja piima voolab. Ja Abraham oli see, kes pärandas ka selle usu DNA edasi oma järglastele. Tema poeg Iisak külvas kõrbesse, kus oli põud ja inimlikult see oli nagu võimatu, et sa midagi saad, sest vili närbub ära seal. Aga Iisak kuuletus Jumalale ja usu kaudu külvas seemne. Ja sõna räägib, ta lõikas 100-kordsed. Ja sõna räägib veel seda, ta läks rikkaks, kuni oli ta läinud päris rikkaks. Väga rikkaks. Aga asjad sündisid usu kaudu. Ja see DNA usk on tulnud ka meisse. Kuidas ei tea? Kuidas see Lähis-Ida, mis meilt on 4000 kilomeetrit kaugusel, kuidas see DNA meieni jõudis? Üks tore anekdoot oli, kuidas naine ütles veel mehele, kes oli just sünnitanud lapsed, palju õnne isa puhul. Mis isa, ma pole sinuga maganudki. Vaat see on ime. Aga ime kaudu on see DNA meieni jõudnud. See usk on meis olemas. Selle usu kaudu, nagu sõna ütleb, et me saaksime kätte Abrahami õnnistuse Kristuses Jeesuses, mis on tõotatud, et me saaksime usu kaudu vaimu. Meie soontes voolab ju nüüd üks uus veri. Me oleme nüüd uuesti sünnitatud vaimus. Teiseks kirjakohaks ma võtan Efeslaste 3. peatükk ja 17. salm, mis ütleb, et Kristus usu kaudu elaks teie südames ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses. Jälle tõstab esile see usk, et usu kaudu Kristus elaks meie südames. Me ei saa ju Kristus kuidagi tõmmata enda sisse või võtta ta selga ja hakata sellega kõndima kuidagi. Me saame seda võtta usu kaudu enda sisse. Ja Alfa kursus, kes lõpetasid, on ka teadlikud sellest, et usu kaudu me saame Jumala lasteks.
mitte tegude kaudu, vaid usu kaudu. Ja Jumal tahab, et me oleksime juurdunud ja kinnitatud issandas. Ja veel üks kirjakoht võtame siit 1. Peetruse, 1. peatükk ja 5. salm. Keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma. Neid hoitakse päästeks usu kaudu. Ma olen rääkinud teile sellest, kuidas me pääseme igavesse ellu. Minu elu mõte ongi see, et ma pääseksin igavesse ellu. See on kõige suurem ja üllav mõte, mis mu sees on. Ülejäänud on need väiksed asjad. Aga ma proovin elada sellisel viisil, et see usk minus säiliks, oleks kinnitatud minus. Et ühel päeval, kui Kristus tuleb tagasi, et ta võtab mind vastu. Nii et me omame seda usu DNA-d enda sees. Ja see on igasse inimesse antud. Huvitav on ka see, et Uus Testament räägib Abrahamist 90 korral. Kui sa vaatad tegelikult läbi Piibli, siis Abrahami elu oli, ta elas, lõpuks ta suri, aga pärast surma räägitakse kuni Uue Testamendini välja tema elust ja sellest usust. Juudid ütles, et meie oleme Abrahami lapsed. Meie ka. Meie ka. No kuidas sina Abrahami lapseks said? Usu kaudu. Need usu kaudu me oleme Abrahami lapsed. Pastor Janno oli siin Meestekal kõnelemas. Pastor Janno on Pärnu koguse pastor. Ta lõpetas ka magistri, tegi magistrikraadi ja ta on väga tark loengupidaja ja sükene, temas on seda tarkust ja õpetust. Aga ta tõi väga huvitava näite. Ja see sama, et kuidas meie saime Jumala lasteks. Me ei ole ju juudina sündinud siia. Öeldakse, juudid on need valitud sugu. Ja seal juhtus üks olukord, ühes peres ei olnud lapsi. Ja perekond otsustas, et nad adopteerivad siis ühe poisi omale perre. Aga mõnikord on sellised imed ja ma olen kuulnud varemaltki, kui nad adopteerisid lapse, siis juhtus üks hetk, et naine saigi käima peale ja tõi ka oma poja. Ja nad olid siis juba, ja enamasti olid, mõned aastad olid vahet, aga kasvasid poisid koos ülesse. Aga see perepoiss teadis, et tema on adopteeritud. Aga mina olen see pärija ja mina olen see õige poeg. Ja mõnikord, kui läks kismaks neil ja siis hakati muidugi väga koledaid sõnu pilluma ja ühe korra siis see perepoeg ütleb, mina olen ikka perepoegas, sind on siia võetud ja niimoodi. Ja siis see adopteeritud laps ja siis korraga tahtis midagi öelda, siis ütles välja, jah, sinul ei olnud midagi teha, sind lihtsalt sünnitati siia, aga mind valiti. Mind valiti siia. Ja armsad sõbrad, meid valiti Jumala lasteks, sest Jeesus Kristus suri meie eest. Ja see Abrahami DNA hakkas meist tööle. Ja see tegutseb meie sees. Nii nagu need järjekäru, mis iga napsakas juhtus. Aga see usu DNA hakkas mind suunama õigetesse kohtadesse. Ma sain toredast sõprude järjes. Ma sain ühe teisega rääkida. Isegi kui sa koristad kirikud, ikka sa tuled toredaid asju esile. No elu on nii põnevaks muutunud tegelikult. Ma olen tohutult tänulik selle eest, et Abraham andis meile pärandi. Varem inimesed käisid ju käskude mööda. Oli käsk, paradiisajas oli käsk, ei tohtid seda teha. Siis tulid Moosese kaudu käsud ja reeglid. Aga üks asi, mis enne ka seda oli, mis Abraham pärandas edasi, oli usk. Ja Galaatlaste kiri 3. peatükk ja 6. salm ütleb, nii nagu Abraham uskus Jumalat ja see arvestati talle õiguseks. Tema õigus tuli läbi usu. Abrahami, see arm ei tulnud läbi mingi käsu täitmise, vaid läbi usu. Ja see oli ikka imeline, kui Jumala inglid ütlesid, et Saara sünnitab poja. Saara ei uskunud sellesse. Ta hakkas naerma sellesse. Ja kui ingel küsis, mis sa naerad, Saara? Ei, mina pole naernud midagi. Kohe salgas ka muidugi. Ja ingel naersid küll. Aga ma ütlen sulle, aasta pärast ma tulen ja
ja sa imetad oma poega ja niimoodi juhtus. Ja usu kaudu on väga huvitav, ma tean Pereraadios või ma kuulasin üks päev, kas oli Raadio 7 või Pereraadio ja seal oli üks lugu, inimesed, kes elasid siis Väike-Maarjas, see Rakvere külje all väga kaugel siit esiteks. Ja pere oli ka probleemides, sest neil ei olnud last. Ja juba proovisid pikalt erinevad meditsiinilist teed minna, ikka ei saanud. Kõik oli nagu, ei tulnud välja midagi. Ja nad otsisid lahendusi, kuidas seda lahendada, et tahaks nagu poega. Juba olid valmis nagu, et võib-olla tõesti peaksid adopteerima, aga ikkagi tahavad nagu oma last. Ja siis nad hakkasid juba, teised käisid igasugused imede arstid juures ja igal pool, kus nad leidsid kedagi, kes midagi suura murat teeb, kohe nad läksid sinna. Aga asi jäi ikka katki. Ja üks sõber ütles, tead, Põlvas on üks pastor, mine tema juurde. Ja see oli kunagi meie õppejõud Georg Lillemäe, kes tegi erinevaid asju. Aga siis öeldi talle, mine Georg Lillemäe juurde. Ja Georg Lillemäe, palju ütlenud, ütles, tule käi need usutundides, hakka käima, et see usk kasvaks. Ja ma ütlen sulle aasta pärast on see laps. Ja nad hakkasid käima Väike-Maarjas Põlvasse siis piiblitundides. Ja nad olid kooliõpetajad ja neil ei olnud palju raha, et see oli päris tülikas neile käia autoga edasi-tagasi, võttis päris palju raha. Aga nad uskusid sellesse sõnasse, mida siis Georg ütles neile. Et aasta pärast sünnib teil laps. Aeg läheb ja noormees vaatab huvitav, mitte midagi ei ole. Aasta hakkab täis saama. Ja ta mõtles, et kui nüüd aasta täis ta läheb ja ütleb, kuule, sa valetaja, miks sa meile valetasid? Ja aasta saab täis ja ei näe midagi on. Ja see mees rääkis täpselt aasta ja sellel päeval, kui see Georg oli ütlenud, sellel päeval ta hakkas minema poodi Väike-Maarjas ja naine ütleb, et kuule, võta räimtomatis ka üks. Ta ütles, võtan. Aga räimtomat, sa pole kunagi räimtomatist söönud. Ja siis tuli välja, et naine tahtis soolast. Ja tuli välja, et oligi rasestunud. Samal päeval. See on usk ja mida Jumal teeb. Nii nagu Mirjam ütles, Jumal tahab tõesti parimat meile. Et sinu elus sünniksid ilusad ja toredad asjad, millest on võimalik jagada lastele, et sul nagu elu on täis uudiseid kogu aeg. Põnevaid uudiseid, mida Jumal teeb. See on üks tore, Abraham uskus, kui lootus näis lootusetu. Et ta saab paljude rahvast lisaks selle ütluse järgi, nõnda peab olema sinu sugu. Sadu ja sadu aastaid hiljem, tuhanded ja tuhanded juudid ütlesid, meie oleme Abrahami lapsed. Tänasel päeval meie ütleme, meie oleme Abrahami lapsed. Meid on poogitud sellesse tõotatud laste puusse. Ja see on ka tore, ma mõtlen, kus nüüd usuisa on meil. Usuisa on väga heas kohas, teate, kuhu ka meie suundume ühel päeval. Usuisa on surmavallas. Ja Jeesus tõi ühe näite, kuidas vaene Laasarus oli Abrahami süles, seal surmavallas. Ja see rikas mees oli ägades ja piineldes ja usuisa on heas kohas ja ta ootab meid ka sinna. Nii et Mirjam saab palju vastuseid sealt pärast. Näeb Moosest ja küsib Moosese käest, mis su nimi oli enne ja või ema käest. Mul jäi see sõna meelde. Ma ütlen, et esimese ajaraamatud 10 peatükki, see on samuti, et ma veerin igat sõna, seal on ainult nimed ja mis ei lõppegi otsa ja mõned on sellised jotid ja iid pannakse kokku kuidagi, et neid on raske hääldadagi eesti keeles. Aga iga sõna midagi tähendab ja mina usun sellesse. Ma usun, et võib-olla kui ma loen sünniraamatut, kellegi sünniraamatut, need rasked nimed, ma palvetan Jumala poole. Seal on mingi palve sees. Isegi need 12 suguharu, need kõik Ruuben ja Benjamin ja Juuda ja Siimon. Ja kui sa näed, need iga sõna tähendab, iga nimi tähendab midagi. Ja kui sa paned need kokku, saad ühe kauni evangeeliumi. See on väga huvitav. Nii, selles ma juba rääkisin, et Iisak. Nii,
Keegi tahab minuga rääkida veel? Keegi kordab mind. Nii. Usurahvas, kui läbi me loeme piiblit, neid kangelased, mida iganes, siis me näeme, et usurahvas toetus usus Jumalale. Ja see oli see Abrahami usu DNA, mis tuli edasi ja edasi ja edasi. Täna on ta meie sees. Miks vahepeal me ei tea, miks me siis inimesed kõik ei usu? Sest kurat on sõnakuulmatuse prügikoti sinna peale valanud. Inimesed ei näe seda asja. Inimestel on silmad, aga nagu üks vaimupimedus on inimestes. Nad ei näe seda, mis on nende sees. Mis on nende sisse istutatud. Nad ei näe seda. Ja nüüd ma tahaksin lugeda piiblist. Ma ei tea, kui palju jõudis lugeda hommiku piiblit. Aga nüüd me jõuame. Ja ma loen kohe 35 salmi. Ja ma loen seda siis Heebrea 11. peatükist 1. salmist kuni 35. salmini. Ja alapealkiri ongi tegelikult usust ja uskujaist muistsel ajal. Esmalt ta toob siis ära ka usu definitsiooni. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatud asjade tõendus. Ja selle kohta on esivanemad saanud tunnistuse. Usus me mõistame, et maailmad on valmistanud Jumala sõna läbi. Nii et nägematust on sündinud nähtav. Me teame, algul oli ju pimedus ja Jumala vaimu iljus selle kohal ja siis hakkas midagi looma, kui Jumal midagi ütles. Usus tõi Aabel Jumalale parem ohvri kui Kain, mille tõttu ta sai tunnistuse, et tema on õige, kuna Jumal andis tema andide kohta tunnistuse. Ja usu kaudu ta räägib veel surnunalki. Usus võeti ära Eenok, et ta ei näeks surma ja teda ei leitud enam, sest Jumal oli ta ära võtnud. Aga juba enne, kui ta ära võeti, oli ta saanud tunnistuse, et ta on olnud Jumalale meelepärane. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja tema annab palga neile, kes teda otsivad. Usu läbi sai Noa hoiatuse selle kohta, mida veel ei olnud näha, ja ta ehitas Jumala kartuses laeva oma pere päästmiseks. Ja selle kaudu ta mõistis süüdi maailma ja selle õiguse pärijaks ja sai selle õiguse pärijaks, mis tuleb usust. Usus oli Abraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks. Ja ta läks välja, teadmata, kuhu ta läheb. Usust asus elama tõotatud maale otse kui võõrsile, elades telkides koos Iisaki ja Jaakopiga, kes olid selle sama tõotuse kaaspärijad. Sest ta ootas kindlale alusele rajatud linna, mille meister ja ehitaja on Jumal. Usus sai isegi Saara väe suguvõsa rajamiseks ja seda eakusest hoolimata, sest ta pidas tõotajat ustavaks. Sellepärast ka sündis sellest ühest ainsast, pealegi mehe jõu kaotanud, mehest hulga poolest nii palju järglasi nagu tähti taevas ja nagu liiva mererannal, mida ei saa ära lugeda. Need kõik surid uskudes saamata kätte tõotusi, vaid nähes ja tervitades neid kaugelt. Ja nad tunnistasid end olevat võõrad ja majalised maa peal, kuid kes selliselt kõnelevad, annavad mõista, et nad otsivad kodumaad. Kui nende meelest oleks hea olnud maa, kus nad olid välja läinud, küllap neil oleks olnud aeg pöörduda tagasi. Et nüüd nad ihkavad paremat, see tähendab taevast kodumaad. Seetõttu ei ole Jumalal nende pärast häbi lasta ennast hüüda nende Jumalaks, kuna ta on valmistanud neile linna. Usus viis Abraham, kui teda proovile pandi ohvriks Iisaki. Tema, kes oli saanud tõotused, oli valmis ohverdama oma ainusündinu. Tema, kellel oli öeldud, sinu sugu loetakse Iisakist. Sest ta arvestas, et Jumal võib ka surnuist üles äratada, seepärast ta saigi tema tagasi ette tähenduseks. Usus õnnistas Iisaka Jaakopit ja Eesavit tulevast asjade suhtes. Usus õnnistas surev Jaakop Joosepi mõlemad poega ja kummardas Jumalat oma kepi najal. Usus tuletas Joosep oma elu lõpul meelde Iisraeli laste lahkumist ja andis käsu oma luude kohta. Usus hoidsid Moosese vanemad pärast ta sündimist teda 3 kuud varjul, sest nad nägid ta olevat ilusa lapse ega kartnud kuninga korraldust. Usus keeldus Mooses, kui ta oli saanud suureks, laskma ennast nimetada Vaaro tütre pojaks.
ta eelistas pigem näha vaeva koos Jumala rahvaga, kui üürikest aega nautida pattu. Sest Egiptuse aaretes suuremaks rikkuseks pidas ta teotust Kristuse pärast, sest ta tõstis silmad oma tasu poole. Usus jättis ta maha Egiptuse, kartmata kuninga raevu, sest otse kui nähes nähtamatut, püsis ta vaprana. Usus toimetas ta paasate vere määrimist ukse piitadele, et hukkuja ei puudutaks nende esikpoegi. Usus läbisid nad Punase mere otse kui kuiva maa ja kui egiptlased püüdsid teha seda sama, siis nad uppusid. Usus langesid Jeeriko müürid, kui 7 päeva oli käidud nende ümber. Usus ei hukkunud hoor Rahab koos sõnakuulmatutega, sest oli rahuga vastu võtnud salakuulajad. Ja mida ma veel ütlen? Mul puudub aeg jutustada Gideonist, Baarakist, Simsonist, Jeftast, Taavetist, Samuelist ning prohvetitest, kes usu läbi vallutasid kuningriike, mõistsid kohut, said kätte tõotusi, sulgesid lõvide suud, kustutasid tuleväe, pääsesid pakku mõõgatera eest, said nõtrusest tugevaks ja vägevaks sõjas. Tõrjusid tagasi võõraste vaenuleere. Nii palju tegelasi, nii palju juttu usust. Need olid usuteod ja mis olid täiesti vastuvõetamatud inimlike mõistustele. Minna läbi vee kuskilt või minna lõvile vastu või need olid, mõni ütleb, maailm ütleb, need olid hullud, kes väikse sõjaväel läksid suure sõjaväele vastu, aga nad usaldasid ja uskusid Jumalat. Sest usk on usaldus ja veendumus sellest, mida me ei näe. Sellepärast me ei saa ka maailmale näidata Jumalat. Näita, kus see Jumal on. Jumal on siin. Näita, too ta esile. Aga meie tegude kaudu tulebki ta esile. Mida me teeme? Ja need teod ei pea olema väga suured, need on väga lihtsad. Mul meeldib reelika palve Jumala poole oma venna pärast. Need ei pea olema väga suured, aga selles on Jumala vägi. Ja kui me tunneme nõdrad, siis Jumal annab meile vägevust. Mina nii kardan neid matuseid ja ma olen teile rääkinud ka, aga Mirjam ütleb, et ma olengi nagu loodud matuste tegijaks, ma ei usu seda, aga Aga ma kardan, et ma kirjutan iga sõna üles, sest mu emotsioonid ka vahepeal nagu lähen kaasa ja silmad lähevad märjaks ja ma ei näe teksti ja ma ei oska midagi nagu rääkida ja siis ma pean iga sõna üles kirjutama ja kindlasti tähesuurus on 18, et ma ikkagi näeksin hästi. Aga ma tunnen ennast nõdrana. Ma tohutult elan läbi enne seda teenistust. Nagu ma tean, väike laps, kui ma pidin esinema minema, siis ma elasin seda nii läbi, kui ma üksinda pidin esinema kellegi ees. See on ikka raske. Aga Jumal on andnud mõista, et läbi sinu nõtruse minu vägi saab võimsuse. Nii et kui mina olen nõder, siis tema on võimas. Ja sellest ma saan aru, et see ei ole mina, vaid see on Jumala vägi, mis minus toimib. Ja ühel hetkel ma ei saagi nagu toetuda iseenda peale. Ja see on väga hea, kui ma ei saaks toetuda iseenda, et ma toetun Jumala peale. Ja ma ütlen, et Jumala peale toetumine usus on tihti mõistuse ja loogika vastane. Sellele midagi sellest öeldakse nagu, kuidas see on võimalik. Aga Jumala sõna ütleb, võimatu saab võimalikuks. Nähtamatu saab nähtavaks. Kas see oli imeline? Millised võimalused meie sisse on pandud? Milline võimas jõud on sellel usul, mis on meie sees? Nii et tänapäeval on meile antud nimi Jeesus Kristus, kellesse peame uskuma. Sellest Abrahami tulenevast DNA usuga, mis annab meile pääste igaveseks eluks. Abrahami õnnistused, nii nagu ma ütlesin. Ja usu DNA on pannud meie sisse ka armastuse käsu. Need käsud me ei pea õppima käske eraldi. Üks armastuse käsk, mis on meie sisse kodeeritud. Ja see on imeline osa meie sees. See on kuld. Ja ta muutub säravamaks, järjest säravamaks. Mida rohkem me sinna sisse sukeldume, seda säravamaks see muutub meie sees. Nii et las see usk olla sinu sees siiras, lihtne. Ära mõtle, et sa saad sinna kuidagi midagi suuremaks, vägevamaks. Lihtsalt ole see, kes sa oled. Liigu selles. Käi selles usus
ja sinu lihtsuses saab Jumal väga väeliseks. Ära ole keegi teine, ole see, kes sa oled. Nii et las see Abrahami usu DNA liikuda meie sees võimsasti edasi. Las ta puudutada meie elusid ja teist elusid meie ümber. Elagu usk. Amen.